tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin Marta ja krüptogaraaž. Ja anname siis hagu alla, et kuna TikTok ja YouTube panid mu nii-öelda varjupänni, näitavad seal nii, kuidas heaks arvab mu videosid, siis tegin tasuta Telegrami kanali. Et link on profiilis, video all ja seal on lihtne reegel. Paskajad saad ploki peale ja ongi sinuga kõik. Ja selle tasuta kanali eesmärk on see, et ma ei õpeta sulle midagi. See on tasulises, vaid see on uudiste kanal, kus tulevad uudised, mis ma tahan, et rahvani jõuaks. Aga lihtsalt muud platvormid ei levita seda. Ja muud platvormid ei aita mu videodel ka rahvani jõuda. Ainult kui ma teen mingeid lolle videosid, siis neid jagatakse, aga muid videosid, kus on info sees, seda ei taheta jagada. Ja siis hakkabki nüüd olema nii, et uudised ilmuvad siis Telegrami grupis ja hakkan laivi ka tegema Telegrami grupis, et kuna TikTokis pean saama 1000 tellijat, et laivi teha ja 50 on vaja YouTube'is, siis ja ma seda 50 tellijat YouTube'is ootan juba kuradi 2 kuud, et vahepeal seal tuleb neid inimesi, siis ei tule. Ja nii lihtne ta ongi. Aga tänase saate teema on aktsiad, mida sa võiksid omada ja tutvume mitmete krüptodega. Ja olen vaadanud ringi natuke investeerimismaastikul siin Eestis ja igasuguseid kuradi kõlupäid on ja kõikidele tavainimestele ütlen ära, et väga lihtne lakmuspaberi test. Kas vend teab, mis ta räägib investeerimisest või ei tea, on see, kas kanal räägib SB500-st. SB500 on ETF ehk siis Exchange Tradable Fund ehk siis meie keeles börsil kaubeldav fondi osak. Mida see tähendab? SB500 on Ameerika 500 kõige suuremat firmat ühes aktsiapakis. Ja kui sina ostad seda aktsiapakki, siis sa ostad 500 firmast osakese. Ja miks on see tähtis? Info sulle on see, et SB500 on investeerimise tegelikult A ja O, millega saab hakkama iga inimene ka ahvi mõistuse tasandil. Et SB500 ei lähe mitte kunagi põhja. Sellepärast, et nagu sellest top 500-st langeb firma välja, nii tema aktsia visatakse sealt portfellist nahku ja pannakse asemele siis järgmine, kes on siis top 500-s. Ja SB500 on eksisteerinud kas nüüd 50-ndatest või
30ndatest või 50 aastat. Igatahes ta on ülipika ajalooga ja kui SB500 peaks minema pankrotti, siis on siis on maailmas suuremad probleemid kui see, et sa oma rahast ilma jäid. Ja SB500 on igavesest ajast igavesti tõusev. Ja nüüd räägime siis aktsiatest, mida sa võiksid kaaluda. Kuna ma olen niikuinii YouTube'i, TikTok'i seal varjupännides, siis ma võtan koodkeeli võimalikult maha ja ainult kasutan koodkeeli seal kohas, kus võib konkreetselt mulle saada asi kahjulikuks. Nii materiaalselt kui ka võib-olla siis tervise mõttes. Ja räägime siis sellisest aktsiast nagu hüljeskuu. Ehk siis inglise keelde paned selle hüljes ja siis kuutäht on ju. Et mitte hüljes moon, vaid hüljeskuu. Ehk siis inglisekeelne hüljes ja kuutäht. Et tema nüüd tuli välja uudisega, et tal on olemas esimene maailmas siis kvantarvutikindel kiip ja tema siis eripära on nüüd selles, et tema kiibid on peaaegu 2 miljardi siis aparaadi sees. Telefonid, arvutid, jumal teab, mis iganes soust veel kõik kokku. Et ta on mega suur firma sealt Juustumaalt ja ta aktsia pole sittagi. Ja tal on emafirma ka. Emafirma on nüüd tarkvõti. On meie keeles, et tõlgi tarkvõti inglise keelde, siis saad selle emafirma. Ja nemad siis nüüd kasutavad seda ISO standardi krüptot oma seal kiipides. No ma eeldan, et kasutavad, sest partnerlepingud on sõlmitud. See on siis Hedera krüpto, et mida ma kogu aeg kutsun selleks hobuse krüptoks. Ja siis ongi tarkvõti aktsia, mida uurida. Siis on seesama hüljeskuu, siis on Hedera. Ja mis teeb nüüd nende aktsiate asja ja krüptode asja nüüd natukene eriliseks on see, et nendega tuleb siis oodata. Et need ei ole nüüd sellised asjad, et teevad su täna miljonäriks, homme miljonäriks, et teine lakmuspaberi test on siis investorkanali puhul see, et kas ta lubab sulle kohest või rasket raha. Ja raske all pean silmas seda, et pead ootama, tööd tegema, higistama ja ootama. Et firmad ja krüptod, millel on reaalne tulevik, nende asjade siis paika seadmine nendel firmadel, nende kasv, see võtab aega. Sa ei saa täna rikkaks, sa ei saa homme rikkaks, sa saad alles mõne aasta pärast rikkaks. Aga miks just täna osta ongi see, et nad on odavad. Ja nagu ma ühes saates ütlesin, suured ostavad siis, kui sina kahtled ja kused. Nendel on ammu juba positsioonid sees. Et isegi täna on nendel suurtel firmadel ammu positsioonid sees aktsiates ja krüptodes. Ja tutvume nüüd siis järgmise krüptoga. Selle krüpto nimi on Centrifuge. Centrifuge on siis detsentraliseeritud finantsprotokoll ja layer 1 blockchaini ahel. Layer 1 on siis labases keeles esmane ahel, et toon näite, et Ethereum on layer 1 ja kõik, mis tema peale luuakse, on layer 2. Ehk siis Centrifuge on labases keeles esmane ahel. Ja miks siis Centrifugi või Centrifugeed osta on väga lihtne. Ta lahendab probleeme. Ta lahendab kapitali probleeme plokiahelas, ehk siis kapital on paremini liigutatav, ligipääsetav.
ja tsentrifuug siis sihib detsentraliseeritud kaubandust ja finantsmaailma, mille turuväärtus on 300+ triljonit. Ja sellest 300 triljonist vähem kui 1% on digitaliseeritud ehk plokiahelasse pandud. Nii, ja tsentrifuuge siis lahendab ära, et madala intressi probleemid ja madala intressi keskkond detsentraliseeritud finantssüsteemis. Ehk siis labaselt öeldes, eksides natukene krüptofinantssüsteemis. Siis lahendab ta ära ebaefektiivsused siis detsentraliseeritud finantssüsteemis. Siis lahendab ta ära selle, et on rahade puudus reaalmaailma varadest. Ehk siis ta lubab tokeniseeritud kohest ja osakeste kaupa kauplemist, laenamist, avades suured likviidsused. Ta on siis üles skaleeritav, ehk siis saab suurendada ja suurendada teda. Ta on interoperability, ehk siis temaga saab või tema külge saab ühendada hästi palju erinevaid asju, ükskõik mida siis sisuliselt. Ta on läbipaistev ja siis on tal ka see tunne oma klienti ja rahapesusüsteemid. Nii. Mis on siis, milleks teda kasutatakse? Varade tokeniseerimiseks, likviidsusvannide ja finantseerimise loomiseks, likviidsuse tagaja, finantssüsteemi ja fondide siis see organiseerimine, käsitlemine, töötlemine. Ja võtame nüüd lahti, miks võiks veel investeerida, on järgmine lõik. Tema partnerid. Partnerid on Aave, MakerDAO, Circle. Circle on Stellar Lumenisse loodud ploki või see stabiildollar, mille varasid haldab BlackRock. Siis on Ethena Labs. Ethena peaks ka olema krüpto, mida uurida. Siis on muidugi Ripple, Chainlink. Siis on institutsionaalsed ja vara hoiuteenuseid osutavad partnerid. On Anemoni, OneGek ja mis veel? Te ei usu, uudised tulid välja täna 24 tundi tagasi, et Centrifuge 5 Coinbase'i plokiahelasse, mille nimi on Base, digitaliseeritud SP500 fondi. Ehk siis nüüd saad Coinbase'is ahelas kaubelda digitaliseeritud SP500 osakutega. Nii. Siis on Janus Henderson, mis on siis tokeniseeritud fondide partner, tokeniseeritud fondi partnership. Siis on Apollo, WisdomTree, Franklin Templeton. Franklin Templeton on tegija. Archanks samuti tegija, sellest olen uudistes rääkinud. Siis on hoiuteenused ja likviidsus- ja infrastruktuuripartnerid, Finoa, Blocktower Capital, Avalanche, mis on krüpto, Gnosis DAO, Console Freight, Celo on ka krüpto, USD Coin ehk siis USD Circle on ja tokeniseeritud. Siis on ökosüsteemi ja siis ökosüsteemi, need kaastöölised on Galaxy, Human Finance, Tokenized, World Foundation, Keyring Network, RVA.XYZ, see peaks ka krüpto olema, see on ka partner tal. Siis on kliendi nimekiri, Console Freight, Fortuna Fee, New Silver, Harbor Trade, Flow Carbon, Lendflow ja on kõik. Järgmine krüpto on Axelar. Axelar on siis superahel ja ta on
tema ülesanne peaks olla see, et ta on sild erinevate Ethereumite, nojah, kirjas ka kohe siin, et ta lubab siis erinevatel äppidel ühenduda erinevate ahelatega nagu Ethereum, Avalanche, Cosmos, Solana. Nii. Et ta on sillaks mitmete ahelate vahel on siis Axelar. Axelar lahendab ära siis multiühenduse probleemid, halva kasutajakogemuse, turvariskid on siis suure, skaleeritav ülespoole, siis on arendajate probleemid, multiühenduse probleemid, siis mitme ahela vahelised börsid ühendab omavahel kokku, mitme ahela vahelised finantssüsteemid, mitme ahela vahelised NFT-d, mängud, kõik ühendab omavahel kokku. Tema partnerid, muljet avaldav. Axelari partnerid on muljet avaldavad. Microsoft, Azure, Mastercard. Mastercard on Ripple'i partner, Deutsche Bank, Ripple'i partner, JP Morgani Onyx-süsteem on Ripple'i partner, siis Ripple ise on Axelari partner, siis on Don Foundation, Sui Crypto, Xion, Ubix, Elis Blockchain, Open Zeppelin, Stellar, Linux Foundation, Decentralized Trust, Apollo, Citibank, siis on Uniswap, Lido, Squid, Kyberswap, SushiSwap, Spin GMX, siis on Circle, Arlington, Electric Capital. Ühesõnaga muljet avaldav. Ja tema hind peaks olema Axelaril mingi 30 senti või midagi sinna auku, et ma ise olen Axelaris kaudselt osanik, Centrifugis ma ei ole. Axelari ma oman kaudselt, ehk siis sõpradega tegime diili, et ei ole mõtet, et kõik raiskavad siis vahetus- ja ostuteenuste tasude peale seda raha, et osta kõike. Ehk siis mina ostsin ühte krüptot, ütlesin, et kui see krüpto võidab, löön raha pooleks sinuga. Sõber ostis Axelari, ütles, et selge, kui Axelar toob raha sisse, teen raha sinuga pooleks ja niimoodi tegime. Järgmine on siis XTC, mis on siis R3 korda tehtud. Mis ta siis on? Cross-border barriers'i lahendab ära. Regulatoorsed probleemid lahendab ära. Finantskaubanduse probleemid lahendab ära. 5. tasud 30–50% madalamaks. Interoperability caps, see on siis multiühendused. Selle probleemi lahendab ära. Ma saan aru inglise keeles, mida interoperability caps tähendab, aga mul on mõnikord raske tõlkida, et mu eesti sõnapagas on läinud kuradi väikseks ära tänu võõrkeeltele. Aga guugeldage ise. Siis tal on madalad need teenustasud, siis teda kasutatakse steikimiseks, mis on intressitulud tekkimine, siis varade digitaliseerimiseks, piirideülesed maksed, detsentraliseeritud finantssüsteem aktsiatega, detsentraliseeritud äpid on ja siis tema partnerid. Põhimõtteliselt XTC on digitaliseeritud aktsiad, nii lihtne ta ongi. Tema partnerid, Arkhanks, Fidelity, BlackRock, State Street, kõik on suured olnud, saate aru, me räägime multikümnetest triljonitest ja triljonitest. Mis sa arvad, et need vennad panevad mingit jointi peale ja siis hakkavad seda asja kuradi kasutama või ei ole ikka küll. Siis on ABRDN, Astera, Pizzo Business, Ubix, Alinex, SBI, Japan, Deutsche Telekom, GSR, Anker, Utila, Seux, Brink, Raktao, IMTA, Singapur, hoiuteenuste fond,
siis on, kus ta liige on see XTC, MiCA Alliance, Membership of EU Crypto Regulation Compliance. Noh, palju õnne teile. Järgmine on krüpto, mida me oleme varem siis külastanud, aga külastame uuesti üle, on Blocksquare. Tema on siis nõrk BSD, on tema see asi. Mida ta lahendab siis? Võimaldab osakeste omamist kinnisvaras. Siis viib kõrged barjäärid allapoole, just finantsbarjäärid, et olla siis osaline kinnisvarainvestorina. Siis regulatiivsed probleemid lahendab ära. On skaleeritav. Nii, madalad tokeniseerimistasud. Noh. Ja mis tema partnerid on? Arms McGregor, Techstack, CryptoSnack, Arke, Tokenisea, Tokensisa. See on Beames, Smart Reality, Fractionix, Careblock, Rancho Altos. Rancho Altos on Mehhiko platvorm, kus digitaliseeritakse põllumajandus ja rahvale kasutatavaid siis kinnisvaraobjekte. Polytrade, Vera Capital, LBBV on siis Saksa pank, suur Bitpanda. Järgmine on siis Defactor, tema uus nimi on nüüd REAL. Sellest ka rääkisime põgusalt, aga laias laastus on samad probleemid, lahendab ära, mida BSD, aga ta on vist natukene, üks peaks olema rohkem ülemahel, teine alamahel, et noh, ma ei ole ekspert selles, et ma lihtsalt investeerin mitmesse krüptosse, BSD-d ma oman, Defactorit, mis on nüüd reaal, seda ma ei oma. Et ma investeerin mitmesse krüptosse, et kuna krüptomaastikul toimuvad ka sellised asjad, et mõni võidab, noh, mõni krüpto on tegija, mõni läheb põhja, siis noh, mõned ostetakse üle. Nii juhtub, et noh, aga RVA.io on siis partner, Layer Zero, Tokeni, Stobox, TRX Network, Centrifuge on partner. Ehk siis Centrifuge on Defactori partner ehk võib öelda, et see Defactor uue nimega Real on natukene võimsam kui BSD, aga BSD peaks ka olema tegelikult Defactori partner. Seal on mingi kuradi, kas üks on ühes regioonis tegelikult või teine teises, et seal on mingi selline nüüd asi, millest ma väga ei ole süvenenud ja kuna on tasuta saade, siis ma ei hakka ka süvenema. Siis on Landshare. Landshare on ka reaalvarade tokeniseerimisplatvorm. Siis on Libertum, Huawei, Algorand, Circle, Celo, Outline Ventures, KTIO. Et muljet avaldavad isikud ja firmad on partneriks järjekordselt. Nüüd, kui tutvume krüptoga, millest me oleme ka põgusalt rääkinud, on Veracity. VRA on tema siis kood. Ta võitleb siis nende reklaampettustega, läbipaistvusprobleemidega, on skaleeritav, siis on igasugused ads'i eest saadud maksed, ads'i eest saadud need või ads'ide kaudu need vertifitseerimised, igasugused asjad, siis on see petuskeemide vastu võitleb, siis on, tal on mingi 6 või 7 rahvusvahelist patenti, et tegu on väga võimsa asutusega või krüptoga. Ja tema partnerid on YouTube, Twitch, Vimeo, TL Live, Theta Networks, ka krüpto. Crypto News, siis on Kalei Times, Google Ad Manager, Amazon Ads, Brightclove. Brightclove on mega suur asi või videoplayeri tegija, ta maailma suurim. Ta teeb kõikidele BMW reklaami või lähed BMW kodulehele või lähed Gucci kodulehele, siis on videoplayer ja see on Brightclove tehtud. Siis on J2V player,
Axie Infinity, World 3, World 3 siis, Apeflix, Binance, KuCoin, BitHambox, Crypto.com, Bybit, OneGigswap, Vera Wallet, vaat. Et selline asutus või selline krüpto on siis Veracity. Ja järgmine on Flare Network. FLR on siis tema see tähis ja millega ta siis tegeleb. Web2 ja Web3 data ligipääsetavusega. Cross-chain interoperability ehk siis ristiahelate kuradi see ühenduvus omavahel on ju. Siis lubab skaleerida suuremaks data äppidel. Siis teda kasutatakse investeerimistulu teenimiseks. Makstakse temaga siis tehingute transportmakse. Siis on temal veel selline asi, et ta on investeerimisplatvorm, kus saad panna siis intressitulu teenima ja XRP saad panna seal teenima intressitulu. Tema partnerid on Google Cloud, Layer Zero, Polytera Network, Ripple on tema partner, More Markets, Uphold, Sparktex, Vivopower, siis Dogecoini finantssüsteemi toetab, Bitcoini finantssüsteemi toetab ja järgmine on siis see vegan, mis inglise keeles on meie saame. Vegan. Ja Vegan on siis investeerimis- või varade platvorm. Traditsioonilised varad nagu võlakirjad on järgmine lakmuspaber. Kui investeerimiskanal võlakirjadest ei räägi, siis võite ta põlema panna. Mõttetu kanal. Võlakirjad, SB500 ja väärismetallid ja üleüldse head ETF-id ehk siis SB500 sarnased asjad on väga siis ajusõbralikud investeerimiskeskkonnad või varad. Ja siis Vegan on siis selline platvorm, kus saad ligipääsu privaatrahadele, saad seal siis seda oma rahamuresid lahendada, kerjates pappi nagu tona on ja siis on võlakirjadele ligipääs, siis Vegan võimaldab osakeste ehk siis on näiteks suur võlakiri on ja või suur maja on ja see on siis tükkideks kiskud, et sa ei pea maksma näiteks, kui USA võlakiri on sota, vaata üks ja sul ei ole sotat panna, siis saad osakese osta sellest võlakirjast. Et sellist asja võimaldab. Ja ta ühesõnaga on täispauk finantssüsteem ja tema siis see Hüljes Kuu ostis 28,3% temast on ju. Siis, aga nüüd räägime ausalt, mis on Veganu või selle Vegani partnerid. Et jah, Vegani hind on nüüd langenud natukene. Kõik krüptod on langenud, aga ma ei kuse. Mina ei kuse. Et mul oli näiteks niimoodi, et kui, mis ta oli, kas 2 tonnist, mõned aastad tagasi, 2 tonnist läks krüptoportfoolio 16 000 peale ja siis kukkus alla tagasi. Noh, ma ei kusnud ja miks ma ei kusnud? Väga lihtne, et ma investeerin sinna, millel on potentsiaali ja mis on väga võimsad projektid. Ja Vegan on väga võimas projekt. Tema partner Union Banclaire. Mis see on? Union Banclaire. Šveitsi privaatpank,
kasutab siis data ja varade management'i jaoks. ma ei hakka ütlema, mille jaoks nad kasutavad, see on arusaadav kõigile. Pleion, Šveitsi tervisehoiufirma kasutab. Banquet de Lubanc and Sie, Prantsuse varahaldusfirma. Michel Reiber hospitaligrupp, luksushaiglatesse investeerija. Vaat GFI, Šveitsi finantsasutus, Solana, Ripple, Hüljes Q, Dark Võti, United Signal, ise, Bitpanda, siis on R-laste pank, onju. kui need tegelased on sees, siis on nagu see, et ma võidan nii palju, et ma olen väsinud võitmast. Araab Pank, Switzerland, Cite Gestion, Banque Grammaire, privaatpank, onju. see on meeletu, see on 150 kuradi partnerit, mis kõik on, kuuluvad mingitele vürstidele, printsidele, hertsogitele. see on meeletu, mis seal asutused on kõik taga veekannu krüptol. see nimekiri on lõpmatu. seal on puhkekeskkonnad, luksushotellid, onju. Alpen Gold on luksurihotell, kasutab veekannu siis turvaliseks data kasutuseks. Bellueve Palace on Šveitsi hotell, onju. Grand Ambassador, Alpine hotell, onju. Las Reserve Zürichi hotell, onju, noh. Julius Baer, Šveitsi privaatpank, onju. see on jõhker, mis kuradi firmad, ma lugesin ainult mingi 10% nendest veekannu partneritest ette. et nüüd ole ise täiskasvanu, kused juba püsti, võta otsused vastu, teeme tringi järjekordse bänger saate peale. ja miks ma ütlen, et saade on bänger? saade on sellepärast bänger, et info on asjalik. info võiks olla rohkem sügavam, ei vaidle vastu. aga kuna ma teen seda oma tavaelu kõrvalt, siis see on parim, mis ma teile pakkuda suudan. ja mulle meeldib seda teha, pakkuda, sellepärast et ma olen nagu hinges väike mässaja ka, et ma tahan, et lihtsalt inimesed teaks, et on olemas võimalused ka paremaks eluks kui see, et sured saapad jalas. et oleme realistlikud, teeme tööd, näeme vaeva, tasakesi investeerime ja võtame saate kokku. mul on nüüd 2 Telegrami kanalit. üks on tasuline. hetkel on seal kampaania 100 eurot kuumaks. seal ma siis õpetan, suhtlen. teine, mille lingi ma panen alla, on tasuta kanal. seal siis, kui tahad, võid mulle tona teha, mida iganes. seal on siis uudised, mis ma tahan, et läheks rahvale kohe kätte. et mul ei ole alati aega, võimalust ja viitsimist ja meeleolu saadet teha, kuna lihtsalt Youtube ja TikTok kägistasid mu ära ja vahepeal jagavad mu seda saadet, vahepeal ei jaga, kuidas neil tuju tuleb, aga reaalselt tähtis info, siis ma tahan, et jõuaks rahvani, ei jõua ja sellepärast on tasuta kanal. kanali nimi on KG uudised ehk siis krüptogaraaž uudised. ja see on avatud kõigile. ajad paska, viskan su välja.
ja võite mulle siis ikkagi endiselt igasugust tona teha ja ärge olge parasiidid, jagage mu kanalit, et see leviks. mitte, et ma tahaks nüüd tona, see on muidugi hea, aga ma tahan, et sõna leviks, et inimesed teaks, et on võimalus saada kvaliteetsemat leiba ja sinna ka natuke vorsti peale. nii, et kuna raha on sitaks, siis saatke seda mulle, nagu ütlevad eksperdid ja ärge muretsege, nagu üks meie tark ütles, et kui vaatate mu saadet, siis te ei pea ostma pesemata kartulit. mõne aasta pärast minu saade võimaldab teil osta pestud kartulit. tšau, pakaa, näeme garaažis.